Apteisik infosüsteemi sisse logimine. Selleks liigu lehekülje paremasse ülaossa, konto sisse logimise võimalus. Siin, kui sa oled juba eelnevalt loonud endale kasutaja, saad sisestada kasutaja nime ja parooli. Ning vajuta nuppu logi sisse. Sul avaneb selline vaade. Antud juhul on mul juba 2 karpi kasutuses, ehk siis 2 ravikarpi kasutuses. Neid ma kasutan ise ning on ka minu lähedane Henri. Kui sul veel ei ole ühtegi ravimikarbi kasutajat lisatud, siis on selleks järgmine võimalus. Ravimikarbi lisamiseks vali ravimikarbi ikoon. Siit avaneb meil järgmine vaade, uue seadme lisamine. Infosüsteemis on 2 võimalust. Kas ma kasutan seda ravimikarpi ise või kasutab seda keegi teine. Kui ma kasutan seda ise, siis ma sisestan siia mulle juba eelnevalt antud ravimikarbi email koodi. Ravimikarbi email kood asub ravimikarbi põhjas. Sisestate vastava numbri, valite tüübi, kas tegemist on ravimikarbiga või mitte ning vajutate loo. Peale seda on teil loodud teie ravimikarbi kasutajakonto, kus te saate siis valida vastavat ravimiplaani ning sisestada ravimi võtmise ajad. Kui te aga soovite ravimikarpi kasutada kellegi teise tarbeks, siis te valite keegi teine. Selleks te lisate siia oma lähedase või siis ka kohaliku omavalitsuse töötaja näitel lisate oma kliendi andmed, tema ees- ja perekonnanime ning kindlasti ka lisainfo. Lisainfona siis teie kliendi e-posti aadress ja isikukood ning telefoninumber. Miks need olulised on? Hiljem, kui te valite teavitusi, siis vastavalt sellele, kas te soovite, et ravimikarp edastaks e-kirja või telefonile, näiteks SMS-i, siis oleksid vastavad välja teatud ning klient saaks vastavad teavitused. Kindlasti on oluline märkida ka ravimikarbi email kood, mis on jällegi ravimikarbi põhjas olev number. Ning seejärel, kui kõik ajad on täidetud, loote te konto. Peale konto loomist avaneb teil selline vaade, nagu on hetkel siin Ingridil.